õnnistatud kolme kuninga päeva. Olen Saku suusarajal ja siin on selline silt. Mahume koos rajale. Jalutaja, jooksja, suusataja, vabatehnika ja suusataja klassika. Ja kui me räägime sellest rajast, kus on usk ja teadus, siis mina olen selle poolt kindlasti, et sellele rajale mahuvad mõlemad. Ja need kolm kuningat, kellega me siis tänases evangeeliumis kohtume, nemad samamoodi oli korraga siis kuidagi usumehed ja teadusinimesed, sest tol ajal oli nii, et kes oli astroloog, see oli ka astronoom ja vastupidi. Nemad vaatasid seda taevast ja nägid, et mingi väga suur täht nägid nad siis ida poole. Ja nende traditsioonis või usus pidi see tähendama, et seal idas oli sündinud väga suur kuningas. See võis olla nii, et oli selline konjunktsioon Saturni ja Jupiteri vahel, mis toimus 6.-7. aastal enne Kristust. Ja et see oli see suur täht, mida nad nägid. Saturn oli muidu Palestiina ehk siis Iisraeli ja Süüria täht ja Jupiter kui kõige suurem planeet oli siis nende, kuidas nemad siis seda vaatasid, kui kõige suurem täht, siis kuninga täht. See võis olla üks lahendus. Üks teine lahendus võis olla see, et oli juhtunud selline supernova, mis pidi olema toimunud kuskil 5-4 aastat enne Kristust. Ja et oli see sama supernova, mis nad siis nägid sinna ida poole. Või ka võis olla lihtsalt see, et Jumal tegi sellist imelist tähte, pani sellist imelist tähte neile vaatama seda rada, kus nad pidid siis käima. Ja nad hakkasidki käima. Kui ma ütlesin, et see juhtus võib-olla enne Kristust, siis tegelikult ei olnud loomulikult enne Kristust. Lihtsalt see, et kui 6. sajandil peale Kristus hakati lugema aastaid, siis on päris selge, et nad tegid arvutusviga, et nii nagu meie tänapäeva loeme neid aastaid, on ilmselt siis natukene valesti, kui me arvestame sellega, millal Kristuse sünd oli. Nii, aga hakkasidki käima ja sinna oli ju pikk maad, sinna kanti, kus Jeesus sündis Betlemas. Ja need tähetargad hakkasid käima ja kui nad tegid nagu mul on olnud võimalus täna teha, siis on see selline topelttervislik asi, et sa ühel küljel sa liigud ennast, mis on tervislik, ja teisel küljel sa mõteskled või otsid Jeesust, oled võib-olla palves, mis on ka väga tervislik meie hingele ja miks mitte ka meie ihule, sest nad ju kuuluvad kokku, ihu, hing ja vaim. Aga lõpuks nad jõudsid sinna mitte päris Betlemma, jõudsid Jeruusalemma. Ja see võib-olla näitab natukene teaduse piir, et alati ei juhi teadus meid täpselt õigesse kohta. Meil on vaja midagi ennamat. Nimelt Jumala sõna ja seal Jeruusalemmas nad küsisid, kus sünnib see suur Iisraeli kuningas. Me oleme tema tähte näinud, et kus me saame teda leida. Ja siis küsiti kirjatundjate käest, kes oskas üles otsida Jumala sõnast, ehk siis meie Vana Testamendi, kuidas siis seal prohvetite raamatutes oli kirjas. Ja nad leidsid, ja nad teadsid seda kindlasti väga hästi, et see Taaveti soost Messias pidi sündima Betlemmas. Nad läksid Betlemma ja nad leidsid see lapse, Jeesuse lapse, keda tähestasime jõulu
laupäeval esimesel jõulupühal ja ka täna see imeline taevakuningas. Siis nad tõid Jeesuse lapsele ka kingitusi. 3 kingitust, kulda, mis sümboliseerib seda, et Jeesus oli kuningas, ehk mitte maailma kuningas, vaid taevakuningas. Siis nad tõid talle viirukit, mis sümboliseerib, et Jeesus oli ülempreester, ohvripreester ja ta tõi iseendale ohvrina ristile. Ja siis nad tõid talle ka mürri ja mürriga siis sellise õliga võiti nii kuningaid kui ka prohveteid ametisse. Siis Jeesus oli ju kuningas ehk taevakuningas, preester, ülempreester ja prohvet. Siis võib siis lõpuks küsida meie enda käes, mis meie siis saame tuua Jeesuse lapsele kingitusena. No selles traditsioonis on tulnud ka meie traditsioon, et meie jagame oma kallidele inimestele kingitusi jõuludel ja see on väga ilus traditsioon. Ja see on ju ka see, et me teeme midagi head nendele inimestele, kes meil on kallid ja mõnikord võib olla ka inimestele, keda me nii hästi ei tunne, aga kes vajab sellist kingitust või tähelepanu. Ja just see, et me kingime edasi seda armastust, mis tuli maailma Jeesus Kristuses, kingime seda edasi oma sõnade, oma tegude, oma raha ja ajaga. See on ju üks viis ja oluline viis, kuidas tähistada jõulud ja austada Jeesust, anda talle kingitusi, sest mida me teeme kõigi väiksemate vastu, seda oleme ka teinud Jeesuse vastu. Aga veel üks asi, mis väga oluline on, kõige olulisem on see, et mida me saame kinkida Jeesuse lapsele või Jeesusele, on see, et me kingime talle oma süda. Kingime talle oma süda ja võtame vastu tema süda läbi püha vaimu meie südamesse. Et me oleksime tõesti üks, nii et me saaksime kanda vilju ja rõõmustada ka aegadel, kui võib-olla meie ümber on kaootiline, keeruline, aga otsigem teda ja otsigem kõik võimalusi, kuidas leia need head hetked temaga, oma ligimesega just sel keerulisel ajal. Taevane Isa, me täname sind 3 kuningapäeva evangeeliumi eest, sinu pääste eest, sinu taevakuninga eest. Issand, palun võtta vastu minu süda ja muuda seda, et selleks, et sinna tuleb rohkem valgus, rohkem armastus. Ja Issand, tule minule sisse oma püha vaimuga. Seda palun Isa, Poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma paale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma paale sinu üle ja andku sulle oma rahu Isa, Poja ja püha vaimu nimel. Aamen.